Vau, Maria, kas tõesti suutnud enam midagi originaalselt välja mõelda kui 50 fakti minu kohta video? Wait. Enne kui sa klikid siit videost välja, siis ma mõtlesin neid 50 fakti 3 päeva välja. Nii et need ei ole lambised faktid, siin pole ühtegi sugust nagu mingi olen 14, kuni viin Maria Rannaväe. Sugused fakte. Need on nagu actually väga veidrad faktid. Enne kui te välja klikite, mõelge, ma spendisin 3 päeva nende faktide välja mõtlemisele, nii et need ei ole väga lambised. Tere kõigile! Tänaseks videoks, kas te märksite, ma actually ei öelnud seda, millal on Maria? Kõik mõnitavad mind sellega ja nagu mitte, et mind huvitaks ja kõik mõnitavad, aga nagu on ümbrist kindel, et enamus teate, et mu nimi on Maria, kui ei tea, siis minu nimi on Maria. Tänaseks videoks on siis 50, miks ma näitan 10? 50 fakti minu kohta. Tahtsin üli ammu sellist videot teha teie jaoks, sellepärast et mul tuleb nii palju veidraid asju ja mul ei ole ühtegi videot tavakanalil, kus ma nagu rohkem räägin teiega, räägin rohkem enda kohta. Sellist videot on põhiliselt minu vlogi kanalil, aga täna filmin ma siis teie jaoks 50 fakti minu kohta video. Millal oli üldse viimati video, mida ma üksinda filmisin? Ma ei tea. Ja kuna see video tuleb niigi väga pikk, siis alustame. Esimene fakt on see, et mul on väga halb harjumus kõnesid ja sõnumeid ignoreerida. Kui ma ei jaksa millegiga tegeleda või kui on mingi teema, millest ma ei jaksa rääkida või millega ma ei viitsi põhimõtteliselt tegeleda, kõik inimesed, kes sellega seotud on, helistavad ja kirjutavad mulle, ma just ignoreerin. Ma arvan nagu mingi 3 inimest, 2, kes nagu saavad aru, kui ma ignoreerin. See on nagu mingi Maria, mingi ära teeni, mingi vastani. Fakt number 2 on see, et ma procrastinate'in ehk lükkan edasi asju ekstreemselt. Selle pondini, kus ma öösel pean pool 1 kohvi jooma, et hakata mingiks kontrolltööks õppima. Eriti kui sihukesed asjad, millega ma ei jaksa tegeleda, siis ma lükkan neid reaalselt igavesti edasi. Väiksena oli minu üks kõige suuremaid hirmusid koerad. Pisised koerad, ma panen pilli siia, vot neid ma kartsin veel eriti. 4. fakt on see, et ma olen üldiselt väga saamatu ja mul on väga halb komme asjadele kergelt alla anda. Näiteks kui ma millegi hakkama, siis ma nagu mingi ma ei suuda seda teha. See on väga halb, ma üritan sellega tegeleda. Fakt number 5 on väga üllatav paljude jaoks. Mul tuleb väga kergesti närv sisse, ükskõik milles. Nagu YouTuberid live'ist ma ei räägi üldse, seal oli mul päris hull närv sees. Aga nagu isegi kui ma pean õpetajale midagi vastama minema, kui ma pean klassi ette minema midagi esitlema, juba siis mul tuleb närv sisse. Kui ma olen koos nende kõige lähedaste inimestega, no kõige lähimad inimesed mulle, kellega ma suhtlen, siis on reaalselt nagu no boundaries ehk nagu, ma ei tea, me räägime kõigest, me teeme kõike, meil ei ole, ükski asi pole nagu imelik või nagu awkward, nagu ei, nagu me räägime kõigest, me teeme kõike nagu ükskõik mis, miski pole imelik. Fakt number 7 on see, et mul on väga imelikud pet peevid, nagu ma ei talu väga paljust asju. Ülipaljudel on pet peev see, et nad ei kannata, kui nagu kahvliga vastu taldrikut tehakse. Isegi kui mul on see nagu nii ekstreemne, et isegi kui keegi sööb ja lõikab noaga, siis ma lähen hulluks ja ma lihtsalt nagu mingi oh my god, palun, ei, mul hakkab ülivaha, nii et see on nagu väga imelik pet peev. Kui keegi on mu kõrvale laulab totaalselt mööda, siis ma olen nagu mingi palun jää vait, aga nagu ma ise. Minu ja laulmise kohta te kuulete järgmistes faktides. Järgmine fakt on see, et mind on väga keeruline üllatada. Kui ma kuulen kuskilt mõnda vihjet selle kohta, et keegi tahab teha üllatust, siis ma uurin lihtsalt nii kaua välja, kuni ma saan teada, mis see üllatus on. Ja ma olen mingi 3 aastat järjest sünnipäeva kingi lihtsalt nagu peas ära arvata. Kui ma küsin paari vihjet, siis ma mõtlen ja ma nagu mõtlen välja. Nagu on väga vähe inimesi, kes on actually suutnud mind niimoodi üllatada või mul on küllatud nii, et ma ei tea või nagu suutnud mind üllatada nii, et ma actually ei saa teada sellest. Mul on paaniline hirm väga veidrate asjade eest, et just kui ma pean hoidma hinge kinni, siis ma lähen paanikasse, eriti vee all, kui ma pean seda hinge kinni hoidma. Oksendamist ma kardan reaalselt, ma võin hakata nutma sellepärast, et ma ei taha oksendada, mitte nagu, et mul on nii paha olla, vaid nagu ma nii kardan oksendada. Käia haiglas vereproovis üldse nagu haiglad ja kõik see, mul tulevad judinad peale, mind nagu grossib out ja ma kardan nii väga, nagu mul on paaniline hirm nendes. Alati, kui mul on valida, kas ma lähen kellegi teise juurde ööseks või keegi tuleb minu juurde, ma vain alati, et kõik tuleksid minu juurde, sellepärast, et mul on väga hull komme öösiti süüa. Ma nagu söön öösiti ja mind nii häirib. Minu meelest kellegi teise juures käia nii palju vastikum, sellepärast, et nagu kui ma tahan öösel süüa või ma ei tea mida, siis nagu ma ei tea, mul on uneschedule nii halb, et ma hakkan nagu öösel igast asju tegema ja siis ma alati eelistan, et kõik minukale tuleksid. 11. fakt on samuti minu unerežiimi kohta ja see on väga halb. Kui ma istun näiteks, kui ma näiteks toas ja mul ei tule und, siis mul on väga halb komme teisi ka tänu selle üles jääda. Näiteks ma ajan Laura kõrval toos üles või ma helistan Stevenile või ma helistan Paulale. Kõik teised, kes on väike kättesaadavad, kes ei pane enda telefoni lennurežiimi peale ööseks, Paulamets, siis ma alati helistan teised üles sellepärast, et mulle ei meeldi üksinda ainukene üleval olla. Järgmine fakt on see, et ma tean kaameratest ja tehnikast väga ja kogu üldse IT-asjadest väga vähe. Kõik eeldavad, et kuna ma olen YouTuber, siis ma tean väga palju nende kohta. Ma ei tea absoluut, nagu ma olen nii nagu mitte haritud selle koha pealt, kuigi ma ei peaks olema, ma peaks rohkem teadma, aga ma tean ekstreemselt vähe kaamerate kohta. Mul on alati tunne, et kui mingid internet-trendid või midagi sihukest, ma saan alati nendest viimasena teada. For example, mul pole Facebook ja enamused leid esimesena Facebookis ja ma ei kasuta Facebooki üldse, mul on, aga ma ei kasuta. Ja üldse, kui on nagu mingid uudist või midagi sihukest, siis ma nagu jään alati kõigest nii maha, ma kuulan alati kõigest nii hilja.
I don't know. 14. fakt on see, et mul on väga halb komme ja harjumus rääkida inglise keelt eesti keelega segamini. Te võite kokku lugeda, mitu korda ma juba selles videos olen mõne inglise keele sõna öelnud, see on väga halb arvamus. Terve mu elu olen ma olnud see, kes on see häbelik, kes ei julge nagu the shy one ja nagu teid, kes mind on subscribe, on kokku mingi üle 20 000 ja ma käisin YouTuberid live'il, kus oli ka hästi palju inimesi ja nagu inimesed vaatavad mind ja nad tavaliselt ei arva, et ma olin see nagu the shy one või see, aga ma nagu olin see, kes kartis kõike, kes oli iga asja pärast nagu üli häbelik. Mul tekivad väga kergesti süümekad kõige väiksemate asjade peale üldse. Nagu ükskõik mida ma teen või ükskõik mida ma ütlen, mul tekivad süümekad väga kergesti. Mul hakkab iga viimse asja pärast piinlik. Ma ei suuda mitte kunagi poes üksinda käia. Ma ei julge üksinda taksot tellida, ma ei julge ühtegi enda kulmuagerpismaga ise panna, sest mul hakkab piinlik või nagu ma olen nii arg. Nagu ma ei julge poest ka küsima minna, mul nagu lööb mul nagu kuidagi see, et ma olen the shy one olnud, lööb välja nagu kuidagi vahest. Veel üks minu hirmudest on see, et mul on hirm maailmast eralduda. Kui ma olin see aasta käisin reisil Itaalias, mida ma vlogsin ka, siis seal ei olnud internetti ja ma hakkasin ükskord tutma õhtul sellepärast, et mul on genuinely hirm maailmast eralduda. Kui ma ei näe internetti või kui ma ei ole käinud nagu mingi Instagramis või nii, mul on siuke tunne nagu inimesed oleks kadunud mu ümbert. Ma ei tea, see on hästi nagu first world problems, aga mul on väga suur hirm. Kui ma olen väsinud ja kui mul on kõht tühi, siis sellises olekus olen ma kõige kurjem inimene, enda nagu kõige kurjem väljund. Mina ja kõik minu sõbrad räägime ekstreemse sarkasmiga. Minu sarkasmijoon või sarkasmi on nii järsk. 80%, mis me räägime, ongi sarkasmi reaalselt. 21. fakt on see, et ma armastan vaielda. Ma olen Skorpioni tähtkujust ja tänu sellele nagu kõik alati seostavad seda sellega, aga ma armastan vaielda. Minu meelest osade inimestega vaidlemine on nagu kõige naljakam asi üldse. Lihtsalt minu jaoks vaidlemine. Mulle väga meeldib vaielda. Ma olen nii messy person. Kõik mu ümber, mis on tavaliselt nagu segadus. Nagu terves majas minu tuba alati kõige rohkem sassis. Mu ems käis nüüd see nädal 3 päeva ära ja terve korter, mina ja Laura olime, nagu Laura käis koolis, ma olin kodus haige. Ja terve see korter läks nii sassi, ma ei tea, mis juhtus, ma peaksin nagu täiesti üksi elama. Ma ei talu väga lennuki sõita, ma olen üldse väga vähe reisinud, ma ei suuda maanduda lennukiga, kui mul ei ole vähemalt ühte veepudelit koos minuga, sellepärast mul lähevad kõrvad ülikersti lukku ja mul läheb nagu rõhk peasse hakkab rõhuma räigelt. Ma üldse väga nagu lennuki sõita ei kannata. Ma olen low-key väga deep inimene. See on üks asi, mida ma olen saanud võib-olla jagada nagu väga väheste inimestega, mu elus ja väga väheste inimesed saavad nagu öelda, et nad nagu saavad aru, mida ma mõtlen selle all. Aga on osa teemad, millest ma võiksin reaalselt tundide kaupasid rääkima jäädagi ja ma olen nagu sisimas väga deep inimene. On väga harva juhtumeid, kui ma actually magan päriselt hullult sisse. Ma lükkan tükkiga edasi, aga mul on peas lihtsalt süke hääl nagu kohusetunne lihtsalt nii suur, et mul on nagu hirm igale poole hiljaks jääda, ehk ma nagu actually sisse magada, nii et ma magan nagu üle oma alarmide. Seda juhtub nagu väga harva. Nagu tavas ma alati igal ajal üleval, sest ma just kardan hiljaks jääda kuhugi. Ma ei saa täiskujusti kunagi magada ja ma räägin alati tihti unes. Kui on olnud üks väga unetu öö, kus ma mingi olen räigelt üleval olnud või näen üliimelik unenägusid, siis on alati täiskuu öö olnud ja mu emal on täpselt sama asi ja nagu ma ei saa täiskuu öösiti kunagi magada. 27. fakt on see, et ma olen väga into paranormal stuff ja üldse mind väga huvitab kogu paranormaalne vaimud, kummitsed, kõik see hullult meeldib mulle. Üks minu kõige nurgem lüli on söögi tegemine, sellepärast et ma ei saa sellega hakkama. Ükskord mul plahvatas muna mikroonis ja teine kord ma jätsin kogemata potid ja pannid nagu ahju, me nagu hoiame neid selle, panin ahju sooja, et pitsat teha. Ma kaotan kogu aeg oma asju ära. Kogu aeg. Mul on kogu aeg midagi kadunud ja mu ema on alati see, kes on võimeline kõik mu asjad üles leidma, aga nagu kogu aeg on mingid asjad mul kadunud. See on väga häiriv asi, mind hullult ennast häirib see, aga ma olen võimeline kogu aeg nagu mingid tähtsad asju ära kaotama. Veel üks asi, mis mind nagu väga huvitab, on conspiracy theories ehk vandenõuteooriad ja kõige paremini üks kõige lemmikum nendest on The Mandela Effect. Ma panen alla descriptionisse 2 youtuberit, Sarah Mosher ja Shane Dawson on mõlemad teinud Mandela efektide kohta videosi. Ma panen kõikide lingid alla. Oh my god, kui te tahate näha selle kohta videot või kui te olete ka nagu into kõigesse nendesse asjadesse, vaadake need videos, siis saate aru, millest ma räägin, siis andke teada, ma võin kindlasti mingi video teha, kui ma sellest räägin või midagi. Ma olin väiksena haiglas, siis mul tehti kogemata 2 ajuröntgenit ühel päeval. Arstid läksid sassi, ehk nagu ajuröntgen on siuke asi, mis tegelikult on suhteliselt kahjulik ja seda tehakse nagu, seda aigelt nagu vaadatakse, kas on ikka vaja ja mul tehti kogemata 2 ajuröntgenit ühel päeval ja mind osad sugulased siiani mõnitavad mind sellega, et oo jaa, sa olid ju see, kes 2 ajuröntgenit ühel päeval sai. 4. klassis, mis oli aasta,
kus ma sain Paulaga parimateks nagu väga lähedasteks sõpradeks. Oli aasta, kus me mängisime Paulaga, et me oleme ajakirjanikud ja koolis iga ainetund on nagu mingisugune koolitus. Ma käisin nagu seal näiteringis käes, seal iga meil nagu koolitus. See oli nagu mingi üks asi, me mängisime alati üliimelik asja, aga see oli üks asi, mis me mängisime. Et me oleme ajakirjanikud ja meie ainetunnid on koolitused Paulaga. 33. fakt on see, et ma käisin 3 aastat näiteringis ja ma käiksin arvatavasti seal siiamaani või oleksin seal mitu aastat veel käinud. Ma pidin lõpetama sellepärast, et teil oli nagu vanusepiirang või midagi sugust, aga ma arvatavasti oleksin seal kauem käinud ja mulle hullult meeldis näiteringis. Mul on mega tundlik nahk, ehk kui keegi tõmbaks praegu mul küntega siit, siis mul läheks paar minutit mööda, mul läheksid kõik punaseks. 35. fakt on see, et ma olen ekstreemselt pikk. Ma olen peaaegu 180 cm pikk ja 90% inimesed, kellega ma suhtlen, on minust lühemad. Ma olen obsessed pikkadest juustest ja pikkadest küntest. Ma tahaks nii väga endale nagu pikkasid kellküüsi, aga ma lihtsalt ei saa panna, sest mul on enda küüned liiga nõrgad ja ma olen nagu suht noor selleks. Ja Laura tülitseme rohkem, kui keegi teist arvata oskab. Me oleme nagu võimelised väga väikeste asjade pärast tülli minema ja mul on tunne, et alati ikka nagu mingi, oh my god, nii, kuidas sama õega nii hästi läbi, aga me nagu läheme väga kergesti väga väikeste asjade pärast tülli. Üks läbi aegade lemmikfilm, mis on siiamaani mu lemmik, on olnud Ostulupihtimused ja mina ja Paula mängisime samuti nagu recreate isime seda, mängisime tema majas ja mingi diivani taga mingi ronisime, mingi kontsad jalas ja mingi käekotid ja see oli üli cute ja ta isa oli see, nagu ta filmi näitis, see Derek Smith või see mingi võlanõudja või see on üks mu lemmikfilm ja nagu Paulaga actually mängisime läbi seda ja see on siiamaani üks mu kõige lemmikumaid filme nagu läbi aegade. Ma ei suuda kunagi väga pikalt magada ja üldse unevaratus on mul väga nagu väike võrreldes teiste minu vanustega. Nädalavahetusel, kui ma saan magada 9 tundi, siis mul on tunne, nagu ma oleks üle maganud või oh my god, ma sain nii kaua magada, nagu see on nagu normaalne minu jaoks. On väga halb harjumus rääkida samat lugu 100 korda. Ehk ma võin ühe inimese juurde minna, oh my god, kas seda kuulsid? Ja siis minna tunni aja pärast, oh my god, kas ma seda rääksin juba sulle? Ja siis kõik on nagu mingi, jaa, sa juba mu rääkisid seda, jaa, sa räägid mingi 5. korda. Mul on kogu aeg see harjumus, aga nagu what you gonna do, you know? Mul on 100 paari pehmeid sokke või nagu fasisi sokke ja ma kannan alati ainult ühte paari, mida mu klasside Merja mul 4. klassis kinkis. Mul on tõsine probleem sellega, et ma räägin liiga kiiresti, see on üks asi, mida ma oma videotes panen tähele ja päris elus ka, ma olen selle pärinud ja tädilt arvatavasti, aga ma räägin nii kiiresti. Ma ei söö väga palju toiduainet, mida enamus inimesi söövad, näiteks ma ei söö tomatidega herendid ajavad oksele mind ja ma ei suuda nüüd süüa ja kõik alati imestavad seda minu juures. Üks minu kõige nõrgemaid külgi on laulmine, nagu isegi suure summa raha eest ma ei oleks nõus publiku ees laulma, siis ma lihtsalt kardan nagu avalikult laulmist nii väga ja mul on laulmine lihtsalt, ma lihtsalt ei oska, ma lihtsalt ei pea viisi, laulmine lihtsalt ei ole minu ala, aga see on üks asi, mida ma nagu mitte kunagi poleks nõus tegema arvatavasti. Ma söön kogu aeg. Ma söön actually kogu aeg. Nagu küsi ükski mu sõbra käest kogu aeg, kui sa spotid mind kuskil, ma söön midagi. Mingis minu suur, mitte nagu unistus, aga asi, mida ma väga tahaks näha, on näha paranormaalset tegevust või nagu paranormal activity't kuskil kaameras nagu päriselt. Nagu mitte mulle video pealt, nagu et YouTube video, mingi oh my god, ma catchisin mingi ghosti. Aga nagu ma räägin, et actually, kui ma saaksin, mitte oma kodus, aga kui ma saaksin kuskil nagu ise näha mõnda paranormaalset tegevust või midagi paranormaalset, siis see oleks kõige ägedam asi üldse. Aga ma ei ole seda kunagi catchinud. Kui Henry või veel hullem, kui Henry ja Steven koos tulevad minu juurde, siis tavaliselt ei jää minu toast mitte midagi järgi. Mul üldse ei meeldi üksinda olla ja mul on kogu aeg keegi, nagu kogu aeg iga õhtu on peaaegu mingid sõbrad külas või nii. Ja alati on see, et kui Henry üksinda või koos Steveniga, see on veel hullem versioon, tulevad, siis mu toast ei jää mitte midagi järgi. Ja fun fact, Henry vihkab neid laite, aga ma armastan neid nii, et ma panin neid meelega põlema siia, kuigi ta väga ei näe, aga mind isegi huvita mitte. Õudusfilmid on ainukesed filmid, mida ma suudan õhtuti vaadata, sellepärast et muude filmide ajal ma lihtsalt jään magama. On nagu mingid erandid teiste filmidega, aga nagu õudukad on ainukesed, mida ma suudan vaadata. Oleme jõudnud eelviimase fakti juurde ja selleks on, kui ma käisin see aasta Halloweeni Janni juures tähistamas, mille kohta mul on vlog, selle leiad infonupule klikkides. Me kuulisime väga kõvasti muusikat ja Janni bassikõlari lõhkusime ära. Kui ma leian Snapi video sellest, siis ma panen selle siia praegu. Me lõhkusime selle ära ja minu meelest ta ema ei tea siiamaani seda, aga see lihtsalt ülinaljakas, me just kuulsime kõvasti, siis ta hakkas nagu värisema ja see oli ülinaljakas, see on nagu fun fact. 50. viimane fakt on see, et üks minu suurimaid unistusi on kolida eraldi elama oma majja või korterisse või nagu eraldi enda elamisse. Miski selle juures, et sa oled täiesti iseseisev, sul on oma asjad, see kuidagi, see on mingi asi, mis mind hullult palub ja ma räigelt tahaksin. Juba nagu praegu ma tahaksin nii väga, et mul oleks oma auto, ma saaksin ise enda asju nagu maandada ja nii. See on üks asi, mida ma olen juba väiksest saadik tahtnud nagu eraldi elama kolida. See on nagu asi, mida ma juba väga väiksest saadik tahtsin ja see on nagu üliimelik, aga that's the case. Ja need ongi 50 veidrat fakti minu kohta. Ma mõtlesin neid fakte 3 päeva.
ning et minu meelest siin polnud ühtegi, mis on nagu väga basic. Kindlasti subscribe'ige mu kanalit, meil on varsti teist 25 000 subscriberit ja ma olen nii excited ja suur tänud teile. Ma tean, et ma ei ole kaua aega videot uploadinud, aga kui te jälgite mu vlogiga ka, et siis ma seal ka selgitasin seda. Mul on väga raske kooliga ja nagu sõpradega ja kooliga ja teiste asjadega ka üldse ning et ma tõesti üritan nüüd konstanti uploadida. Ma töötan ka väga paljude nagu projektide kallal ning et kui te tahate nendest kuulda, siis kindlasti kõik minu vlogi kanalil subscribe'iga mu vlogi kanalit. Teiega näeme juba järgmisel nädalal uue videoga.